Tervist, mina olen Henri Palm, saate reporter ja seekord olen ma tulnud Mustamäele Siili pubisse, kus toimub sellise kollektiivi nagu Improkraatia, üks selline improvisatsiooniline etteaste õhtu. Hetkel on nii, et esimene pool sellest etendusest on läbi ja rahvas on naerukrampides ja mina olen kutsunud Improkraatia kutid endaga rääkima. Tegu on sellise improvisatsiooni etteastega, aga kindlasti oskate te täpsemalt öelda, mida see endast kujutab. Mis ta muud on, et tuleme kohale ja mõtleme kõik koha peal välja, mis me teeme. Struktuur on paigas, aga kogu sisu see sünnib koha peal. Jah, põhimõtteliselt me mõtleme kõik koha peal välja, mis meil siis vaja on. Publiku abiga. Ja teil on sellised mängud, mis kaasavad publikut. Et sellega esitate endale väljakutse, inspireerite ennast siis? No, põhimõtteliselt jah, et mõnes mängus me lihtsalt küsime mingi sõna või kaks ja teises siis vahepeal võtame nagu inimesed nendele lavale kaasa ka. Siis nad liigutavad või teevad heliefekte meile või midagi sellist. Kus teie selline teekond teatrikunsti või sellise improvisatsioonikunsti alguse sai? Meil tuli otsust hakata tegema improvisatsiooni hästi tõsiselt ja korralikult ja siis me tegime selle grupi. Muidu enne olime ühes teises grupis, Improgrupp Jaas, aga siis me tegime uue grupi. Ehk siis see on nüüd uus grupp, kus on uuemad inimesed ja... Nüüd sellel aastal me alles nagu tegime selle valmis. Veebruaris enam-vähem sündis ametlikult. Improkraatia liikmed panevad kõik oma vaba aja ja kõik oma püüdlused selleks, et saada paremaks impros ja siis teha Eestis kohe omaette selline skene, kus on improteatrid, improkomöödia ja nii edasi, et me oleksime selles Eesti parimad. See on eesmärk. Jah, see on eesmärk. Ja kas te korraldate regulaarselt selliseid improvisatsiooni etteasteid? Me ei korralda regulaarselt avatuid. Meil käime eraüritustel. No mitte eraüritustel, käime koolides esinemas. Kuid nüüd see on üks viimaseid etendusi meil üldse. Sest et 3. juuli me sõidame Chicagosse, kus me õpime seda improkomöödiat nagu meistrite käe all. Ja, pärast igalt etendust ja igast proovime oleme jälle natuke paremad ja niimoodi see nagu liigub edasi. Me oleme tuuritanud 2 kuud järjest Eesti koolides ja nüüd hakkab väike väsimus sisse tulema. Vahepeal oli mingi ühes päevas 3 etendust meile. Siis hakkad improst alles tundma seda, et see võib olla nagu liinitöö. Aga kas teil lähipäevadel on ka kuskil sellised avalikke esinemisi? Meil endal ei ole, kuid Improgrupp ja siis on inglise keeles on üks impro show. See pole selline, ta on natuke teistsugune, aga see on ka improvisatsiooniline etendus. Ja kui ma siia sisse astusin, siis teil oli maja ees selline rituaal käsil või selline. Kuidas te siis ennast valmistate ette oma etteasteteks? Teeme oma mõistuse soojaks ja lööme sükse energiataseme ülesse, et me ei oleks nii-öelda surnud laval, vaid me oleme ülirõõmsad ja meie mõistuse on lahti. Ja tervitame selliseid asju nagu läbikukkumisi, nagu sa nägid filmistiilid. See on minu meelest kõige paremad stseenid improvisatsioonis, aga lõbus oli teha. Läbikukkumine on... Enne esinemist teeme keha ja vaimu soojaks ja avame pea igasugustele jaburustele. Üldiselt on see, et kui meil on mitmekesi laval, siis kui ühel tekib plokk, siis teine aitab välja. Ja improvisatsioon on hästi grupi tegevus, et alati nagu usalda oma partnerit ja proovi oma partner heasse valgusesse panna, et need on põhiprintsiibid. Et kui sina ei tea, sinu partner ikka teab ja isegi kui mitte midagi ei tule ja sa teed sükse näo, siis liikuge sellest näost edasi. Et mingi reaktsioon on kas kehakeeles või siis sõnaliselt, et millest edasi liikuda. Ja mis on kõige hullem asi, mis ühel improetendusel juhtuda saab? No Rauno murdis oma varba ära. See läks liigesest välja. Aga see pole kõige hullem. Minu arust kõige hullem on see, kui sul on tõesti siuke kohutav improõhtu, eks sul ei tule mitte midagi välja. Eks sul puudub enesekindlus ja kõik tundub siuke... Ja sa näed, et lihtsalt publik hakkab saalist ära minema. Seda pole küll juhtunud siiamaani kunagi. Kuid see on see, mida ma kõige rohkem kardan ja see oleks kõige kohutavam õhtu nagu üldse, mis saaks juhtuda. Aga sellest peaks ka üle saama, et igast asjast peaks üle saama varbaluu murrust näiteks. Liigesest väljas. Ja näiteks üks asi, mis meil koolides, seda on küll ainult korra juhtunud, et õpilased nagu tahtsid teisi õpilasi kiusata ja üritasid läbi nende soovituste, mis nad meile andsid, nad üritasid läbi meie seda teha. Aga õnneks nagu õpetajad hoiatasid meid ette, siis me saime nagu sellest kõrvale põigelda. Et meil on jah mingid lausid saavad kirjutada, mida me ette loeme. Siis seal oli kellegi nimi umbes, et löön talle jalaga näkku ja umbes sellised asjad, et mingi inimene, keda kiusati. Aga aitäh teile kõigile ja me ootame siis, mis tänase õhtu teine pool endast kujutab. Ja, aitäh. Aitäh teile. Aga nüüd künt on kasutatud, jumal tänatud. Mõtlesime mingi tüdruku nime. Jaa, tüdrukutel on nimeks. Võite kasutada iseenda nime. Ma kuulsin Linda,
ja kui te ise märkate, et meil film läheb metsa, siis tehke meile miau hästi kõvasti. Saate teada, See ei ole film. Do run, 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 do run, run. Teisipäeva hommik mul vastu tuli Linda. Do run, 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 do run, run. Ta mõõtis minu maal ära tervet pinda. Do run, 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 do run, run. Dubi-dub-pau! Ta viskas mulle kinda. Dubi-dub-pau! Otsi mulle silma. Dubi-dub-pau! Ja ma nägin tema rinda. Do run, 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 do run, run. oli teisipäeva hommik ja pekkis ja nüüd on see etendus läbi ja olen tulnud siia publiku juurde ja ma küsingi teilt, et kuidas teile siis meeldis see? Väga hea oli. Iga kord on hea. Tasub tulla. Oled varem ka käinud? Jaa, põhimõtteliselt iga kord. Iga kord on erinev ja naljakas alati. Jah, tasub tulla. Ja see oli reportaaž Siili pubis toimuvast improkraatia improetendusest ja mõned neist, keda laval kuulda näha sai, saab näha ka täna õhtul kell 7:30 Toomklubis, kus improgrupp Ja esitab oma etteastet. Mina olen Henri Palm, reportaažiga Kalender 2-le.